tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei, siin krüptogaraaž. Teeme väikse tuleshow. Täna on siis 19. jaanuar, issanda aasta 2026. Marta on ka kohal, krüptovõti. Ja täna on siis põnevaid uudiseid jälle. Alustame. Bybit, kes ei tea, siis Bybit on krüptobörs. See nüüd toetab XAUT sissemakseid ja väljamakseid. XAUT on, mis ta on, Tetheri poolt pakutud siis digitaalne kuld. No näed, kulda tahavad ikkagi kõik. No, ei ole midagi, et oleme siin kuradi IT-vennad, oleme blockchain technologies. Tere küll, see on nagu need kuradi veganid, vaata. Need kuradi pooletoobised, vaata, kes liha ei söö, polegi ime, et kuradi ajud on neil ära mädanenud, vaata, valku ei saa, siis on asi jama. Et noh, see on täpselt nagu need veganid, vaata, et on see praegu see blockchain technologies, et noh, oi, veganitel on ju see, et oi, liha ei söö, aga kuradi vorst tehakse ja sink tehakse ja kotlet tehakse, mingi kuradi taime pask pekstakse kokku, aga poleks see vorst nimeks ja vegan kotlet, tuleb pane ausalt nimeks lobi, vaata, on kõik vaata okei, ikka vaja petta ennast, et vaata, ikkagi nagu lihatoodete nimed. Nii on ka kuradi selle blockchain technology'ga, vaata, et siin üritavad küll seda blockchain'i, vaata, nii ja naa teha, aga blockchain on ja jääb seotud, vaata, reaalvaradega, et tehakse lihtsalt digitaalsed koopiad, No see oli lihtsalt väikene selline mahlane kõrvale põige, vaata, et no näed, ikka kuld läheb ka blockchain'i, pole midagi teha, ja krüptobörs hakkab siis kuradi digitaalset kulda, vaata, kauplema, või vahendama oma ahelas, et minu arust on see suur naljanumber, et kõik need kuradi hardcore, kuradi krüptofännid, ma ei tea, teil on kuradi tõesti mingid hardporri tehtud, et ajud on läbi, kõik nad on ju, need kuradi super krüptofännid on ju poole toobised, meil siin kuradi blokiahel on tulevik, kuradi tulevik ta on, kui maja pannakse blokiahelasse, kuld pannakse blokiahelasse, see lihtsalt kuradi transiiditee, mis veab vaata reaalvarasid, eks siis ikka eks need bitcoinid oled ja blokiahela poisid, et eks nad siis olid seal kuradi blokiahelas, kui kuradi looja mõistust jagas, Aga siis Bank of America
ütleb, et hõbeda hind võib kahekordistuda ja minna siis kuni 170-ni. Bank of America tunnistab, et hõbeda hinnatõus on tõenäoliselt liikunud fundamentaalidest ette, kuid näeb siiski võimalust, et järgmise 2 aasta jooksul võib tõusta $170 unts. Noh, fundamentaalidest ette. Lugesin head kuradi mõtet, et mitte kulla väärtus pole tõusnud, vaid raha väärtus on nõrgenenud. See on see karm reaalsus. Noh, kui me võrdleme, ma olen Telegram klubis ju teile toonud neid võrdlusi küll, et kui sa hakkad asja võrdlema kullas, on ju, noh, mis mõttes võid mõelda, nagu mis mõttes kullas, võrdle kulla hinnas, siis sa näed, kuidas tegelikult on see, et paberrahas hind tõuseb, on ju. Aga kullas kuradi asi langeb, sellepärast, et paberi kuradi väärtus kukub kolinal, vaata, noh. Et kui sul oleks kõik oma rahad olnud kullas, on ju, siis reaalselt püsid sa, noh, odavuse lainel, on ju. Ja noh, näiteks ju artikkel tuli siin Eestiski välja, et kuidas asi on tegelikult niivõrd kusine selle paberrahaga, et keskmise palga ja kulla suhe on kukkunud 95. aasta tasemele. Noh, mõtle ise. Türa, sa oled kuradi rottide rott, vaata, on ju. Vot, kes sa oled? Roti kuningas, vaata. Ja hõbedaga on sama lood, et kui võrdled hõbedas asju, hinnad langevad, aga paberis tõuseb, on ju, noh. Ja Solanast uudis, Solana valideerijate vaidlus lahvatab. Asutaja lükkab ümber väite, nagu 84% valideerijast oleks kadunud. Tegelikult on kadunud 20% valideerijatest. Noh, ei viitsi selle huiari ila kuulata, aga räägime, mida siis Solana valideerijad, mis nad teevad. Solana valideerijad on võrgu selgroog. Nad on võimsad arvutid, mis turvavad plokiahelat ja töötlevad tehinguid äärmiselt suure kiirusega. Osalevad konsensusmehhanismis. Solana kasutab ainulaadset kombinatsiooni proof of stake ja proof of history, mis teeb valideerijad jõudluse poolest nõudlikumaks kui teised. Ja palju siis üks valideerija nagu maksab, on ju, et noh, üks valideerija või üheks valideerijaks olemine, et kuni $20 miljonit võib olla see kuradi sisseostmine sinna süsteemi ja need arvutid, asjad, et kõik kokku, et see jookseks, on ju. Ja mis siis Solana valideerijad teevad oma superarvutitega? Kontrollivad allkirju, siis tehingute valideerimine, kontrollitakse saldosid, reegleid, topeltkulutamist, vigaseid tehinguid, plokkide loomine, esitamine, plokkide üle hääletamine, konsensus, pearaamatu taasesitamine, turvanõuded ja kõik muud huinjad, on ju. Ja siis väidetakse, et kuskil 5000 valideerijat, on ju, noh. Ja nüüd öeldakse, et osad väidavad siis seda, et 84% on nendest nahhui tõmmanud. Solana boss ise ütleb, ei 20%, türa, kui sul 1000 valideerijat. Ma eelmine aasta lõpp nägin, et mingi 1700 valideerijat väidetavalt on ära jooksnud, on ju, noh. Korruta siis 1700 20 milkuga. Vaat, kui palju raha vendasid, tõmbas tulo Solanast. Sayonara, auf Wiedersehen, paka, das vidanja. Vaat, võime veel öelda neid, tšau, on ju, goodbye, on ju. Vaat, et niisugused lood Solanaga. Ja mis siis veel on? Ripple on Šveitsis toimuva USA House Davos 2026 ametlik sponsor. Ripple on kinnitanud USA House 2026 ametlikuks sponsoriks olemist. USA House Davos
on USA ametlik kohtumispaik ja keskus Ameerika juhtidele, ametnikele, innovatsiooniliidritele ja ärijuhtidele Maailma Majandusfoorumi aasta kohtumise ajal Davoses. Tegu on esimese spetsiaalse USA House Davosiga, mis teeb sellest olulise uue lisandussündmuse. See ei ole ametlik USA valitsushoone, kuid USA välisministeerium tunnustab seda kui Ameerika peamist keskust promenaadil Maailma Foorumi nädala jooksul. Šveitsis tulevad suured issid kokku, seal on eraldi tänav, Ameerika tänav, kus Trump tuleb ka sinna, trambib nii palju kui jõuab ja jaksab ja Rippel on selle tänava sponsor. Loeme uuesti, Rippel on sponsor. Ei näe, siin Bitcoin oleks sponsor, Solana, Ethereum, see üldse on, ma ei tea kus, Vot sellised asjad toimuvad maailma tasemel. Mu sõber tõi väga hea näite 3 aastat tagasi. 21-2 aasta. Alguses oli siis kokkupuude krüptoga. Siis mõtlesin, et huvitav küll, et Rippel on Maailma Foorumi esindatud ja peab kõnesid seal ja mõtle, aastaid peab Rippel kõnesid Maailma Foorumil on. Ja siis ma sügiseks, 22 aasta sügis sai nii palju targaks, et see Rippel on ikkagi mingi muu asi. Ja sõber tõi väga hea näite, et kuule, et kui Rippel ei teeks maailma juhtidega koostööd ja võitleks siis nende vastu, siis oleks väga naljakas, et see oleks sama hea nagu Ku Klux Klan kutsuks neegri enda sekka. Et kuradi, näed, et kui see Rippel oleks nii kasulik, kui see XRP oleks meie õnnistus, siis ta ei oleks nende pahalastega seal koos, vaata, või need pahalased ei kutsuks teda enda sekka, see oleks sama hea tõesti nagu Ku Klux Klan kutsuks neegri enda sekka, ja neeger lõkkesse. Et järgmised karmid uudised. Rääkisime State Streetist eile. Täna läheb asi veel paremaks. New Yorgi börs, New York Stock Exchange ja selle ema ettevõtte ICE International Exchange arendavad platvormi, mis võimaldab tokeniseeritud väärtpaberite kauplemist ja ahelasisest arveldust. Süsteem võimaldab siis 24/7 kauplemist börsidel, kohest arveldust, stabiilsete müntidega rahastamist, mitme plokiahela tuge. Ja see pole veel kõik. Tokeniseeritud aktsionärid saavad dividende ja hääleõigusi nagu traditsioonilised investorid. ICE teeb koostööd pankadega nagu BN Mellon. Uurime natuke teemat. Jälle mida issi ja emme kodus ei rääkinud. Lapsekene on nii laisk ja lohe, et ei viitsi ise ka uurida, peab siin mind vaatama ja taluma minu ekstravagantset olemust. Aga jaanuar 2026 aasta seisuga New York Stock Exchange liigutab üle 44 triljoni dollari ja see hakkab nüüd kuradi digitaliseerima aktsiaid ja pakkuma, mis kuradi tokeniseeritud väärtpaberite kauplemist ja ahelasisest arveldust hakkab nüüd pakkuma. 44 triljonit läheb kuradi ahelasse. Nasdaq on teine börs USAs, mis on sama suur. Ja sinna kanti ja Nasdaq investeeris kuhu? XTC-sse raha. Mis krüptod nad siis kasutavad seal ka New York Stock Exchange'is Ei tea, äkki Bitcoini. Jah, sul on ajud ära koinitud. Ja siis ICE, see New York Stock Exchange'i emafirma, ICE Baby. See ICE Baby teeb koostööd nagu BN Melloniga. BN Mellon on Ameerika vanim pank. Rippli ametlik partner aastast mine munni. Vaat. Ja BN Mellon haldab. Mis sa arvad, palju BN Mellon haldab varasid,
BN Mellon haldab 53 triljonit dollarit varasid. Noh, need teevad koostööd, et digitaliseerida kuradi plokiahelasse siis ära need aktsiad, on ju. Noh, on sul XTC-d või? Küsisin. Flairi on? Ei ole. Ederat on? Ei ole. Weekend'i on? Ei ole. Noh, XTC-d on? Ei ole. Ja lõpuks, kui sul on kuradi sitt ventilaatoris, on ja tuled garaaži juurde, kas sul raha on? Ma ütlen ka, ei ole. Noh, tšau, pakaa, näeme garaažis.